Malju kõht oli neid ühi krääbi tellimused läbi läinud 2 korda, nii et ma tulin kuskil siia küla vahele talle süüa tellima ja siin reaalselt ongi nagu inimesed elavad mingites hütikestes, aga mingi kohviks see tehtud on, see on vist seesama koht, kui kõik tahtsid sööma tulla nagunii tegelikult. Nii, see on see, kus me kaasa pakiti, aga ma ütlen, see kõik läks maksma ainult 460 bahti, mis on, kurat, minust on odavam kui ükskõik, kus ma söönud olen, sest siin on need tom yum, sticky rice, siis on siin papaya salat, koolad ja siis on siin pad thai ka, nii et 4 asja, 460 bahti. Üks eriti äge asi ongi see, et kui sa saad lihtsalt minna osta banaane, need on väiksemad banaanid, aga need on hästi magusad ja need maksid 35 bahti, ehk siis see ei ole mitte midagi, terve see sats. Oot, ma pakkisin endale juba siia ära. Tulin kana ostma, Malju tahtis, et ma talle lihtsalt kana ostaksin. See maksab 390 bahti, on siis siin terve kana. Inimesel on kõht palus, aga süüa tahab ikka. Vahepeal tulevad siuksed puuvilja autod siia ja siis inimesed lihtsalt ostavadki kaalu peale ära need endal, mis nad tahavad ja selline korralik külaelu käib siin kogu aeg igal pool. Ja samal ajal kahjuks juhtus nüüd üks siuke paha lugu, et Maljul on väike haigus küljes. Ja ma tema nüüd valutaksin, ma käisin tõin rohtu talle apteegist. Mul on explosive diarrhea kahjuks. Surmatõbi või mööduv? Ma loodan, et mööduv. Ja. Kõht vahepeal valutab nii reigelt, siis läheb üle, siis tuleb tagasi. Et vaatame, kuidas see päev areneb. Ehk saab terveks, ma tõin talle igast asju, mis vaja. Jõudsin lõpuks mingi tatoveerimissalongi juurde ka. Ma ütlen ausalt, ma ei viitsin seal kesklinnas olla, sellepärast, et esiteks see on tõenäoliselt kallim. Teiseks see siuke kuradi vaarumine, et vaatame, mis siin saab. Nii, ja ma tulin siuksesse kohta siis Samui Tattoo Studios 98. aastast saadik. Ma ütlen, päris äge nüüd see välja ka siin. Ja õnneks on nii, et nad teevad mul selle kohe ära. Nii et vaatame, kus nad mu istume siin panevad ja igustas väga põnev, väga äge. Et ma tulin täiesti suvalise salongi eest pidurdasin, nii et aga see on küll kihvt, tõesti. Väga vinge. Loodetavasti see sama vind hakkab tegema ka, kes seda auhinnad sai. No elu on jõudnud sinnamaani, et ma pääsesin eilsest kõhuviirusest, sittusin terve päeva, terve õhtu. Aga täna I feel good ja nüüd me lähme kapipaarasid vaatama. Mul tuli meelde mul päikseprille. Okei, never mind, et me sõitsime ilma kiivrita. Sellega on jah siuke paha lugu, et mingi reisi lõpus me juba vaatasime, et keegi eriti nagu kiivreid ei kanna ja nagu palju mugavam on ilma kiivrita sõita, bla bla bla. Ja kuidagi nagu lasime selle asja natuke luusiks, on ja. Ja ma ei tea, kui paljud teist teavad seda, aga meie reisi eelviimasel päeval, minu sünnipäeval juhtus Tuuli abikaasa Margoga väga raske rolleri õnnetus. Õnneks tal oli kiiver, aga see oli nagu ehe näide sellest, et tegelikult seal liikluses võib kõik juhtuda ja tema veel kukkus rolleriga täiesti tühjal teel põhimõtteliselt, et lihtsalt see oli natuke liivane. Aga mida tahaks teile siin vahepeal öelda, kui me vahepeal siin kiivrit oleme, palun ärge vaadake, et see on okei, see on täiesti debiilne, we will not do it again. Ja teine asi, mida me soovitame, kindlasti tehke palun enne reisi Taisse ja Sri Lankale või üldse, kus on vist vastupidine
liikluse. Ja. Tuleb teha ARK-is International license. Jah. Et oleks olemas rahvusvaheline luba, see on samamoodi, kui sa näiteks Venemaale tahad minna, eks ole, siis neid ei huvita see Eesti luba või Ukrainasse, Aasiasse, kuhu iganes. Ja teile roller muidugi antakse, selles ei ole probleemi, et te rollerit ei saaks. Probleem võib tekkida siis, kui teil kindlustusega mingi jama on. Et kindlustusega võib tekkida probleem, et aga teil ei ole kehtivat nii-öelda juhiluba, nii et see oli väike sidebar siia vahele, et me lihtsalt nüüd põhjendame, et see oli väga-väga paha. Ja mitte kunagi uuesti. No nii, suur miinus on see, et siin on full jõgi. Oh my god. Läks üle pea lausa. Läkski üle pea. Ma pean ütlema, et meeletu kuumus on täna ikkagi jälle, aga vahva sõit oli ja siin me oleme Malju järjekordset unistust täitmas, kapipaara maailma sisenemas. Saab mu sõrmust ära pole. Poolenist on natuke nagu kodutunne ka. Kurki tahavad. Seda lehte. Ka sind ei või söömise ajal filmida või? No. Võtta ise, mis tahad. Ta on nagu seakarv. Jaa, ta on märg. Vaata just käis üle. Aga kõrvad on nagu meri seal. No on jah, siuks mõnus tehmed. Tiimist jah, koos kõrvale. The whole high basket is high basket. Sometimes they buy basket also. Okei. Anna mulle üks leht. Seda. No. No? You feed the carrot, cucumber, okay. Cucumber. Big lecture is that you feed the beanie, the guinea pig. Yeah. Oi. Appi. Nägid, mis läks lahti? Aplalt, ahmis. Oi. Ahah. Püsja. Tere. Nüüd see on juba solvunud jälle. Tegi oma põlved ainult mustaks. Oi, kui nunnu. Juba tõibab su kohe sülle tagasi uuesti. Näe, tahad veel või? Tule. On igast asja. Oi. Nii nunnu. Oh my god. Ja Tuuli veel mõtles, et ta ei taha seda. Kuule, nälgas oled või? Kas sa oled nälgas? Nii armas. On, on jah? Sellised võtame koju ka endale. Ta on nagu suur merisiga. On jah, väga armas. Aga nagu kutsu ka. Slowly. Oi. Slowly, you made it slowly. You made it like this. Okay. With the plane back. He was faster than I thought. I can fix that. No. Sometimes she's scary, low like this. Scary. Yeah. You find it slow. No. Right? No näed. This one only 2 years old. Another one 3 years. Really? Nad üritab. Oi, ta mängib ju. Väike baby. Tahan siukest ka saada. Oota. Oi, kui nunnu. Appi, kui nunnu.
ära unda. On ju mõnus hoida teda? Joo. Kotti Ta on taskuvarras ikka, jah? sa otsid, issand, Kotti ja kaasa. juba ongi suutnud. Nii, nüüd tuli püsti enam. Tule. Aita kaasa Oota, ta ei mahu, ära lükka teda kallid. Mul on siin telefon. Mis sa tahad, mu päevitusriided? No nii, olemas. Nüüd on meil üks kott kinni ja koju. Üks loo. Huvitav, mis see on? Pole see ära mu salfakat söö. Mõtlesin, ma võtan Martale siukse koti. Kahjuks on ainult üks siuke kott. Lendule äkki siukse, aga mis ma Marile võtan? Kas ma võtan Marile sama, mis Lendule? No. Või võtan talle siukse? Me peame need kuhugi toppima ka endale muidugi. See näeb kõige vähem kapipaare välja. Ja see ei ole väga kapipaare moodi, jah. Aga no sellega ei tee Mari midagi. Marile meeldib mängu. Ma võtan siis neile ühe sugused. See on nüüd minu jaoks kõige suurem 7-Eleven, kus me siiamaani käinud oleme. Ei ole, oleme käinud. Olen suuremas käinud. Suures oleme käinud. No, mina ei pannud tähele. Kas te mäletate, kui nõukaajal olid ka tetrapakid? See meenutab mulle midagi sarnast nagu need tetrapakid kolmnurksed. It's coming back. Minu jaoks üks hästi huvitav asi on see ka, et see on hästi palju mingi vitamiinijooke. Ma näitan teile kohe, see on Jaapani produkte, kohalikke produkte. Kogu see sats. Kõik on näiteks C-vitamiin, B-vitamiin, D-vitamiin ja siin samamoodi mingi Jaapani asjad vitamiinidega. Et inimesed vist väga armastavad neid vitamiine siin tarbida sellisel kujul. On ainult selles, et mu püksid natuke mustad ja see... Loodan, et see ei saa siit tulla. Eilsest. Saime lõpuks oma toidud ka kätte. Nad unustasid ära selle alguses, aga pole hullu. Ma olen väga õnnelik ja ma ütlen ausalt, võtke seda kui lubadus. Kui ma lähen Tallinnasse, ma käin kõik Tai restoranid läbi, sest et ainus, millest ma siin reisi jooksul olen nagu 100% kogu aeg toitunud, on papaiasalat. Ma armastan papaiasalatit, ma armastan. Ma ei näe chillit siin ainult. Nii, päev on jõudnud nüüd nii palju edasi, et söödud on, joodud on ja nüüd me lähme elevante toitma. Kõik tehke vuu! Elevante toitma, hurraa! Kas suhke mida sa ütlesid, et on nii jõudne või? Ei, sellist ei ole veel olnud, kus me oleks hakanud tagasi tulema, aga ma ei tunne ennast minu mugavustsoonis sellega. Ma tahan, et... Lauge maa peal olla. Ma tahan lauge maa peal olla, ma tahan olla lame maal olla. Ja sulle meeldis? Mulle meeldis, aga veel rohkem meeldiks mulle teha riisipalli elevantidele. Nüüd me oleme otsapidi siis siin Elephant Sanctuaries, mis iganes ma näitan, näete, palun, silt on seal, keda huvitab. Tegime mäest oma vägevad sõidud üles-alla ära, mina vahetasin särki, sest nii palav on reaalselt, teine särk oli läbi märk. Tuju on... Mega! Pidu tuleb nüüd. Siga vinge ja kõva. Jah, aga kus on elevandid? Mis su koodne nuttev elevant on siin? Meile räägiti siin just, et need elevandid, kes siin on, nad ei saa neid loodusesse tagasi lasta, sest nad on sünnist saadik inimestega. Ja nüüd me hakkame neile süüa tegema. So love it because the taste is very good. But about the taste, I never tried before. Ma isegi tea, mis siin on. See on proteiinirikas mingi leht, kõrvits, banaan. See on ka proteiini, mais ja mingid asjad. Ja siis on riis. Okay, and then mix all ingredients together. Use your hand to mix it.
jah, seda banaani on päris mõnus lõtserdada siin. See on nagu väike veidi. Make it sticky, everyone. Put all your love and your care in there. They will do it. Beer. Try the beer? No näed. Aga sa neid muid asju ei pannudki juurde või? Või ei pidanudki panema? See on Jahvatatud riis. riisijahu jah, Jah. basically. Siis ta ütles, et tavalisi palle nad saavad iga päev, aga kui sa riisijahu, siis sa paned sisse nagu rohkem eriline, siis ta tahab seda. Siis maitseb rohkem või? Okay, you guys can wash your hand in the water. mu elu kõige parem päev algab nüüd. Kellele ma annan? tule annad alla siis. Saigi kätte. kui ilus. Katti tuli peale natuke, pole hullu. Anna nüüd sina ka. Lähme tema juurde. Jaa, ta ei ole ühtegi saanud. Keegi üldse veel. Ma tahan teda katsuda ka natuke. Kõik. On nunnu ju. Nii armas. Ma tahaks ta londiga maadelda, saad aru, võtta sest kinni, siis pusserdaks niimoodi. Miks? Äge ju, Ma lõbus. tahaks ainult pai teha. Seal, mis on see asi. Nagu oleks keegi andnud teile pisikese juustutüki niimoodi. Praegu on tõesti. Selle hamba tikk. Nii, Ja kahjuks mul oli ainult 2 palli anda, mul ei ole rohkem anda. Mul ei ole kahjuks rohkem anda. Oo, nüüd ma saan puuvilja anda või? Okay, everyone, right here we have more buffet for them. So everyone, please stand behind the basket of the fruit and the glass first. It's a lot. Yeah, and for the glass, it is the main food for them. Yeah, Napier glass. This one. Protein. So how to feed them? You grab the glass around this way, not this way, because it's very sharp. It might hurt your hand. You grab like this and go to her like this. Yeah, she will use the trunk to do it. And for the fruit, give them some sweetness. So you just put it in the trunk. Just like this. Yeah. Very You easy. don't peel the banana. Do not peel. They love the peel. Yeah. Nii, oota, tal ei ole, mul on. Natukene sülge pritsib, aga. Malju võtab seda looma toitmist väga-väga tõsiselt. Nägu peeretab peas, jah? No, tal on kere ele. Tahad ühte või? No, võta. Miks sa maha viskab banaanid? Ta ei taha banaani, tahab arbuusi. Ainult arbuusi tahad või? Arbuusi sõigi ära. Eriline. Seda ka või? Sööb, jah? Sööb, jah? Margo, kuidas sulle meeldib toita elevante? Mulle väga meeldib. Mulle meeldiks lihtsalt nende eurobanaanidega toita, siis saaks lihtsalt mitte 3 kaupa anda, vaid 2 kaupa anda. Vaadake, kui ilus Minu ta. käest ta niimoodi ei korja nagu. Korjab jah? Jaa, no võta üks veel. Ma proovin talle musiga. Ei tee musu! Ei. Ja elevandi aasta praegu. Kutsun teda mängule. Nii tohi. And there was a shape, love her later. And she had to make See on välja nagu hommuse kabi. Kas sa kuulsid, et
peale selle, et neil on 4 hammast, nad vahetavad 6 korda elu jooksul hambaid. Jube head hambad on ka, mõtled rasked. Ma olen kade. äkki see toob sulle seda Hamba õnne, ma õõrun natukene. Me tulime täna jälle tatoveerima ja Mallu ja Tuuli kaasavad endale uued tatoveeringud saada, nii et... Yep. 5 centimeter, you okay now? Yes. 5 senti sama nagu muu see suurus, vaata. Jah. Jah. 2000. Mulle meeldib see, sa oled nagu mingi tõeline gangsta tatuus kuskil. Oh yeah. Ma tahtsin niimoodi praegu perisega tantsima hakata, mis on mul võõras mees. Mina käisin vahepeal habet korrigeerimas, see selleks, aga ma tahtsin teile näidata, et hakkab seda toksima. See kõige klassikalisem või nii-öelda kõige vana kooliteedika üldse, millest vanasti tehti ja kaks meest hakkavad korraga ikkagi tegema seda nii. Saab laivi käima vaata endale ja paneb rekordi või? Nojah, hoidku mulle siis veel. Davai, kuna see on käsitöö, siis siin on 2 mehe töö käib, üks venitab nahka ja teine hakkab toksima. Kas see oli su kõige hullem kogemus ikkagi elus või? Ma ei tea, algusest oli kuidagi hullem, ma ei tea, kas ma lõpus harjusin ära või äkki ma lihtsalt alguses ei olnud harjunud sellega, et haiget tehakse. Nii, ma vaatan. Kuule, see on väga-väga äge aus. On jah. Väga armas. Nii, leidsime ka lõpuks koha, kuhu me sööma läheme. Tai restoran. Issand, kui ilus, tulge vaadata. Tundub väga-väga ilus mulle ka. Oi, see on ilus ja. Hello. 4. Appi, kui ilus, issa, ma olen õnnelik jälle. Päris vahva. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Mallu, palju õnne sulle. Oi, puudutu. Ma olen nii confused. palju, oi see on nii Ma olen voodisoe näitanud oma Ma võtan nüüd võtan ära. No nii, sa võtsid juba ära või? Nunnu. Väga nunnu. Aga nunnu, me teeme varsti selle pildi selle. Lugu on nüüd siuke, et need on siin niimoodi kinni pargitud, me peame reaalselt mingid tšikrid eest ära tõstma, aga me teeme seda kohe. Keera kolla nägu alla. On täiuslik kombo. Sünna hakkab kohe täis soos olema. Ma tulin Kristjanale järgi, sest Kristjan on ainukene, kelle ei olnud endal teist partnerit, kellega sõitu lähtunud. Nii et ma tulin Chavingi tema hotelli juurde praegu, võtan ta peale. Margo läks süüa võtma. Ootame end tihti ette. Toodi kingituseks peenleiba. Ja ruutastat. Nüüd on vist kõik kohal ka või? Meie teekond koju hakkab nüüd jätkuma. Me oleme siin Samui Airportis ja see on üks nunnumaid lennujaamasid, mida ma kunagi näinud olen. Ma ei saa aru, miks kõik lennujaamad ei võiks olla sellised, et sa oled otsapidi õues omadega. Kuigi Eestis vist on suht pass kuskil lume sees seista. Vabadust, Ühesõnaga, me oleme koos Samui lennujaamal, siit samast me näeme, kus lennukid lendavad, väga kihvt. Mallu lebotab siin niimoodi
siin ümberringi on üldse väga palju inimesi kõik kotttoolide peal. Ütleme niimoodi, et väga kihvt oli Koh Samui, mulle täitsa meeldis. Aga see, jaa, tahaks praegugi ilma särgita olla tegelikult, päris palav ilm on ikka. Mis ma tahtsin veel teile näidata on see, et Tai tõesti hoolitseb oma turistide eest. Siin on kõik tasuta söök, mida võib inimene endale võtta. Seega sa võid põhimõtteliselt kõik oma raha ära raisata viimase sendini ja siis, kui sa oled lennujaamas, siit sa saad endale restockida. Saad kohvi, popcorni, saia, mida iganes sa põhimõtteliselt tahad. Või noh, seda, mida pakutakse, saad. Mis toimub, ühtegi inimest pole. Kell on 4 päeval, me oleme läbi ja selline on siis Bangkok, öeldakse, et rahvast jube täis on. Nagu konkreetselt siin ei ole mitte ühtegi inimest. Näed või? Ma nägin ka ühte, aga nagu huvitav. Midagi, mida mina oma silmaga ei ole varem näinud, aga need on need sleeping podsid. Siin on jumala palju ruumi tegelikult. On jah, vaatame korra neid. Ja siin tegelikult saab siin tõesti kahekesti vabalt ära magada. Aga mis see huvitav maksab? Noh, kohe pannakse kinni, jah? Kade. Nii, oi kui täis siin. Endale siuksed asjad nüüd lõpuks, et me saaks piiksutada ja minna. Ei ole siin veel päris niimoodi, et saad igal pool telefoniga piiksutada, pidime ikkagi need kaardid endale tegema. Ja nüüd me peame, ei, number 1 peame minema üldsegi. Ta ütles number 1, kallis. Tulime nüüd MBK Centerisse, minul on kõht jube tühi. Nii et siin peaks saama süüa, siin peaks saama sopata. Kui ütlen meil, et jube palju ruumi oleks kohtusada. Noh, vaatame. Ja see on anime festival ka käib. Siin sees tohib filmida. Ossi krõps, jah? Ja see on huvitav, me tulime sööma nüüd, need on siin laua peal. Käärid olid kaasas ja Malju juba annab hea minna, nii et. Aga toidukohti on siin meeletult. Kaubamaja 7 korrust, suur, kõrge. Siin võib ära eksida. Jaa. Aga lihtsalt mõtlesime, me sööme kõhu täis, siis surfame edasi siin. Päris kihvt on, see on terve tehnikale pühendatud korrus. Äkki leiame midagi, mida me eestlased pole kunagi näinud, nii et never know. Martin tellis üks asja nagu chai milk tea, nii et proovime. Ta ei ole all. Ma ei tea. Ütlen ausalt, see toit teeb nii naeruväärne välja, aga Malju ütles, et see on nii hea, et be so for real. See on nii hea. Ma ei saa aru, mis siin kastmes on. Mis asi see üldse on? No siga, aga... Ja mul on mingi siuke kemüüse, mida ma sõin loomulikult pulkadega, aga teate... See oli kohutav missioon. Me eksisime sinna kaubanduskeskusesse nii mitu korda ära, see oli õudusfilmis. Me tulime ühest uksest välja, vaatasime, jess, me saame rongijaama. Lähme mööda silti. Oleme tagasi seal poes. Aga nüüd me rändame mööda metrood. Üritame koju seda õues on kott pimedaks läinud. Ma olen päris väsinud ja puht on tühi olla. kraadi on, vaata, kell on 7 ja õues on 31 kraadi. Ühesõnaga, selline oli meie Tai reis. Mulle meeldib see 3. video, see, mis te just nägite, tegelikult kõige rohkem, see oli päris palju sellist tegutsemist. Aga 24 tundi kestis see, et me saaks koju, oleme siin kodus nüüd ja ma ütlen ausalt, kodus on ikkagi kõige parem olla.
nii et ütle, oota, Marta, ütle ka rahvale tšau ja. Marta, ütle tšau. Marta! Alt poolt ütlen seda ka veel, et tervitused Margole ja Tuulile. Margo kõnnib tänaseks, opid on tehtud. Nii et kui te tahate näha ühte peaaegu invaliidistunud eestlast, siis minge vaadake Hindreku talu YouTube'i. Ma arvan, et nad näitavad seal äkki. Veel ei ole näidanud, aga nad kindlasti ka räägivad rohkem sellest kogu protsessist ka. Et mis juhtub, kui suga juhtub õnnetus ja õnneks läks seal kõik hästi. Nii et Margole tervist, Tuulile tugevat meelt ja tulge siis ka varsti koju. Ei jää sinna kuradi päevitama. Mis siis, et mees sant on.